Hei, siin krüptogaraaž. Tervist kõigile. Täna tutvume siis krüptoga. Nimi on siin ilusti laivi pealkirjas Banks BXX. Et vaatame, mida me leiame siin siis krüpto kohta, mida paljud pole kuulnud. Et vaatame, mis tasemel me saame siin krüptograafilist uurimustööd teha. Uurimustöö on umbes 36 lehekülge pikk. Loeme ette siit nagu parimad ja maitsekamad lõigud. Et tervist kõigile, et täna siin laivis tutvume krüptoga. Et vaatame, mis tal on ja mis tal ei ole. Et tänan kõiki siin südamete eest, tänan kõiki jagamiste eest. Et täna on siis BXX krüpto on meil uurimisobjektiks. Et vaatame, mida krüptogaraaž on BXX-i kohta leidnud. Et siin on teada-tuntud krüptovõti Marta. Et tähelepanu, tegu ei ole finantsinfoga. Kõik, mis ma siin räägin, on välja mõeldud raskes alkoholijoobes ja kõik minu eelnevad saated on samuti välja mõeldud siis tugevate droogide mõju all. Vot. Tervitused, kaktus, tänan meeldivate tervituste eest. Muidugi Sonic AI investoritele on alati valmis ka pandud Ahmed Kong 69. Mustamäe küsib, et mul on ainult üks küsimus, kas kõik krüpto on tänaseks EV-is või mitte. Ei ole krüptol häda midagi. Krüptoga on kõik korras, lihtsalt spekulatiivne manipulatsioon alla. Et täna me uurimegi siis krüptot nimega BXX ja BXX-ist me leiame äärmiselt palju huvitavaid asju, mis näitavad ka ära seda, et kaudselt või otseselt, kuidas ka Sonic AI investorid või nende promojad on nagu ei tea asjast sittagi. Ja kuidas Bitcoini toilad saavad kergelt täna puid alla. No ma ei hakka siin igasuguste puude põletamise peale aega raiskama, et ma lihtsalt torkan vahele, kui ma näen huvitavat asja, mis on siis võrdluseks nii Sonicuga kui ka Bitcoini investoritega. Ja muidugi on alati valmis investeerimisvaseliin kõigile, kes ei taha krüptogaraaži kuulda. Nii. Ehk siis alustame. Tänase saate teema on meil siis uurimustöö krüpto kohta nimega Banks ehk siis BXX. CoinMarketCap ja CoinGecko annavad ilusti selle mündi välja. Et BXX-i uurimustöö on siis järgmine. Et Banks või teeme lühidalt BXX, et BXX on UK põhine, asutatud umbes 2018, mõned andmed ka 2014 ja on ilusti UK finantsinspektsiooni poolt litsenseeritud. Vau. Doug Markets, kes juba väidab, et on lausa 900 miljardit raha liigutab, ei saa UK finantsinspektsiooni litsentsi, aga selline väikene münt, kelle turuväärtus on 400-500 000 BXX. BXX on ilusti UK finantsinspektsiooni poolt reguleeritud. Vot sulle nalja. Et inimesed ei teagi, et on olemas krüptomünte, kelle turuväärtus ja hind on põhimõtteliselt sandikopikad ja on finantsinspektsioonide poolt reguleeritud. Väga huvitav küll, et Bitcoin, mis on triljonitest turuväärtusega, ei suuda saada riikidest finantsinspektsiooni litsentsi. Aga 500 000 turuväärtusega münt BXX on UK finantsinspektsiooni poolt registreeritud ja litsentseeritud ja on veel saanud ka EM-i litsentsi ehk siis ka Euroopa
litsents, et loeme ette siis litsentsikoodi EMI litsents, UK, EU, EEA ja krediidi vahendamise litsents. Vaat, ilusti juba esimesed mõned minutid lasevad põhja täielikult Sonic AI, Tag Marketsi ja Bitcoini. Et väga huvitav on see, et miljardeid ja triljoneid liigutavad asutused ei saa Euroopa ega UK finantsinspektsioonide poolt litsentse, aga münt, mille turuväärtus on 500 000, sellel on olemas litsentsid ilusti. Ja see oligi põhjuseks, miks krüptogaraaž hakkas vaatama, uurima, mis seal peidus võib olla. Mis seal peidus võib olla? Vot, tänan kõiki südamete eest, tänan kõiki jagamiste eest, et ma olen tõsises varjupännis, et teie töö on nagu vesi mu veskile. Hakkame siis pihta, meil on ees 36 lehekülge, ma loen siit nii palju ette, kui ma vähegi jaksan, et täna ei vasta ma mingitele nilbetele küsimustele, täna üritame võimalikult vähe puid alla panna, üritame olla võimalikult professionaalsed, et see õpituba nagu ka töötaks. Banks BXX on siis UK-s litsenseeritud, finantsinspektsiooni poolt registreeritud, siis on tal Electronic Money litsents UK, EU, EEA-s. Ja ongi siis krediidi vahendamise litsents, mida nagu väga huvitav, et nagu Bitcoinil ei ole ju mingid litsentse, et raha liigutada, väärtust liigutada. Sonic AI, Tag Market samuti, aga 500 000 turuväärtusega münt. Kõik olemas. Nii et igasugune Sonic AI kriminaalide poolt ajatud jutt, et oi meil siin litsentsiga, see ongi selline asi, et keegi peaks neile tõsise Ahmedi lükkama vaata sinna kurku, et nad rohkem sitta suust välja ei ajaks. Aga loeme edasi siis, mis me saame teada selle BXX-i kohta. Mida see teeb ja milliseid probleeme lahendab BXX? BXX pakub siis nõrk B2, nõrk B2C platvormi OpenFi ehk Open Finance, mis võimaldab rahakottidel, börsidel ja detsentraliseeritud platvormidel ja neopankadel integreerida siis omavahel. Isemajandavad rahakotid, siis on custodial debetkaarte, Visa ja Mastercard. Ehk kujutage nüüd ette seda. Münt, millel on turuväärtus 500 000, on Visa ja Mastercardi partner. Kus on Sonicu, Tag Marketsi, Visa ja Mastercardi lepingud? Aigus, skämmeritel polegi midagi. Miks Bitcoinil pole Mastercardi ja Visa lepinguid taga ja münt, mille turuväärtus on 500 000, on saanud endale Visa ja Mastercardi partnerlepingud. Et te teaksite, siis Mastercardi ökosüsteemi on ühendatud ära BXX. Vau! Aina. Et ei ole vaja otsida münte kuskil shitcoine ja kuskil krüpto põhimõtteliselt solgiaugu kihtides ringi käia. Ei ole vaja teil mingid fartcoine, pepesid. Lihtsalt uurige natuke, mis mündilepingud võivad olla. Ja hakake mõtlema, nagu krüptogaraaž hakkas mõtlema, et väga huvitav küll. Mündist pole kuulnudki. Kuidas ma selle mündi avastasin? Olin ilusti iga päev vaatan 50+ uudiste portaali läbi ja järsku viskas ette teadaande, et Mastercard avaldab oma krüptoökosüsteemi. Vaatasin. BXX, mis kuradi sitt see on? Hakkasin uurima ja vot ei olegi sitte. Nii, loeme siis edasi. Ja mida siis saab sellega teha, on ju? Ise majandavad siis rahakotid, siis mitte ise majandavad siis kaardid, debetkaardid, Visa, Mastercard, millega saab kulutada otse rahakotist, näiteks USDC-d ja USDT-d või siis Wrapped Ethereum. Ilma eelneva top-upita fondid jäävad kasutaja kontrolli alla, täielikult kasutaja kontrolli alla, kuni tehing on tehtud. Vau, vaata Sonicus kvadraat sisse ja midagi kontrolli ja kõrges pangandussüsteemis kontrollid ise oma raha. Vau, üllatus. Siis on laenamine, mida BXX pakub seal oma Visa, Mastercard ja plokiahelaga, et laenamist digivarade vastu.
siis intressivaba või intress-free kuni teatud siis protsentideni, onju. Siis on erinevad swapid, multiahela sillad, IBAN kontod, tokeniseeritud IBANid, onju. Siis cashbackid ja on ühendatud veel cashback süsteem ehk raha tagasi süsteem on PXX-il ühendatud Circle infrastruktuuriga. Circle jookseb siis Stellar Lumeni ahelas ja tema varasid, Circle'i varasid haldab BlackRock. Vau, aina paremaks läheb, 500 000 on mündi turuväärtus ja Sonic AI ütleb, et me siin Dark Marketsiga peaaegu triljon juba liigutame. Igal pool kriminaalideks kuulutatud on nagu ei saa lepinguid, ei saa sidemeid, ei saa mitte sittagi, vaata. Bitcoin samamoodi, onju. Noh. Et igasugused need kuradi bitcoinid ja need muud ajukoinijad ongi pandud teile siia ette selleks, et teie ajud läbi koinida, et ei näeks, mis päriselt toimub. Ja selleks ongi siin krüptogaraas ilusti tõmmanud kindad kätte ja sukeldunud siis tuukri ülikonnaga siia keerulistesse vetesse, et paljastada tõde ja sellepärast oleme varjublokis. Nii. Loeme siis edasi, mida veel teada saame. Probleemid, mida lahendab PXX, traditsiooniliste pankade aeglus, kõrged kulud ja krüptointegratsiooni puudumine. Krüpto viimase miili probleem, kuidas kulutada digivara päris maailmas ilma custodial riskita või keeruliste off- ja on-rampidega. Ehk siis off- ja on-rampid on kohad, kus sa vahetad krüpto euroks ja euro krüptoks, onju. Nii. Ehk siis unbanked ja unbanked juurdepääs, isehoidmine pluss mugavus, kasutajad saavad kulutada siis kuni 90+ miljoni kaupmehe juures Apple ja Google Pay toega, säilitades võtmed. Vau, PXX siis nagu liigutab pappi juba lausa Apple ja Google Pay'ga, Visa ja Mastercardiga, onju. No aina paremaks läheb, vaata, onju. Kersti Viirlaid küsib, kohe tekib küsimus, et miks ja millest tuleb selle coini turuväärtus 500 000 vaid. Spekulatsioon alla. Nihilistlik spekulatsioon alla, ütlen mina. Ma annan teile väikse sellise nagu magustoidu ette ära. Kes tahab magustoitu, pane südameid, jaga ja siis ma ütlen magustoidu ette ära. Sonic AI ja Bitcoiniga on nüüd äärmiselt nagu selline kehv lugu, et esiteks Sonic võltsib oma neid turuväärtusi ja mis iganes asju. Sonicuga on veel see asi, et pole ühtegi Euroopa litsentsi, UK litsentsi, mitte midagi ei ole, onju. Ja PXX turuväärtusega 500 000 on olemas Mastercardi lepingud. Apple, Google Pay, Visa lepingud, UK, EU-s kuradi finantsinspektsioonide poolt reguleeritud, onju. Võtab nagu põlved nõrgaks küll ja nüüd ma ütlen magustoidu. Maailmas käib hetkel krüpto jagamine, kes võtab mille üle. Peavad siis nagu intregeeruma või siis nagu turg jagatakse ära. Ja mis juhtus PXX-iga nüüd kevadel? Mis te arvate? Krüpto rahakott nimega Exodus ostis ülesse PXX-i. Mis te arvate, palju PXX-i firma eest maksis Exodus? PXX-i turuväärtus, mündi turuväärtus on 500 000, aga Exodus maksis 170 miljonit, et see firma ära osta. Turuväärtus, mida Bitcoini tolad jahuvad, on spekulatiivne haige ila. Nii lihtne see ongi. Kui münt, mille turuväärtus PXX on kõigest 500 000 ja tema eest, et see kuradi firma üle osta, makstakse 170 miljonit. Teeme väikse angervaksad ringi selle peale. Kuulsid esimesena krüptogaraasis. Vot. 170 milkut. Ma ei tea, kas Exodusest saab PXX-i, meen vastuse võlgu. Pressi teadaanne, igatahes mõnus oli. Nii, loeme siis edasi, kuidas siis on nagu see partnerid ja koostööd, tugevad liidud, tugevad partnerlused. Loeme siis PXX-i kohta. Kaardivõrgud, Mastercard, mitmeaastane UK ja EU litsents. Võt,
PXX mündi väärtus 500 tonni ja mitmeaastane UK ja Euroopa litsents. Ja Tag Markets räägib, ei me siin liigutame peaaegu triljon ja meil siin litsentsiga on natuke jamasti, on ju. Näe, kuradi, need Sooniku investorid võiks Ahmedi nagu kasutada teda efektiivselt, vaata, et nad niisugust iba enam suust välja ei ajaks, vaata. Noh, ta on nagu haige ila, vaata. Ilmselgelt olete petised, kui krüptoraha, mille turuväärtus on 500 000, on igal pool reguleeritud. Miks te peate mingis solgiaugus Mauritiusel istuma ja rääkima haiget iba, et ja meil siin on ikka ju, me oleme ikka UK-s nagu ja kindlustused ja regulatsioonid ja see kõik on võltsitud. Ja münt, kes on 500 000 väärt, on UK Euroopas litsenseeritud, finantsinspektsioonid kõik läbi vaadanuta. Vot. Nii, siis on Visa ja Mastercardi partner, see 500 000 väärtusega münt, on ju, kogu turu väärtusega, on ju. Nii. Siis on rahakotid platvormid, kes on suured sõbrad tal, siis on Metamask, siis tuleb Solana, USDC, Ledger, on ju, Exodus, on ju, siis on Stablecoinid Circle, on ju, CoinMe, on ju, siis on igasugused asjad, on ju. Nii, ja kes on siis investorid? Kes on PXX-i investorid? Hakkame seda lahkama. PXX-ile lükati 40 miljonit sisse, et ta sünniks siia ilma. Vaat, tahtsin äärepealt Sooniku poiste kohta teha väga asja, mida neile sisse lükatakse, kui nad seda kriminaaltegevust ei lõpeta, aga noh, te kõik olete aru saanud, et see asi ei lõpe hästi. Nii, investorid ja rahastus. 40 miljonit lükati PXX-i sisse aastal 2024. Kes lükkas? Tesos, Siron, British Business Bank, on ju. Siis Ledger, see külmrahakott Ledger lükkas sisse. Siis on BlockTech, Blockchain Founders Fund ja nii edasi. British Business Bank on UK valitsusega seotud pank ja see investeeris PXX-i. Miks siis UK valitsuse pank, British Business Bank ei ole näiteks Bitcoini investeerinud? Miks ta Tag Marketsisse ei investeeri, Sonic AI-sse? Miks ta võttis tundmatu kuju nagu PXX-i? Pani sinna raha. Tuleb hakata nagu küsimusi esitama, vaata, ja mõtlema. Ei tasu siin nagu selles suhtes, et üle puusa lasta, vaata, noh. Kui Briti valitsus investeerib PXX-i, vaata, noh, ja Sooniku vennad teevad võltsartikleid, on ju, noh, kumma siis krüptogaraaž valib nagu investeerimise mõttes, et kas Briti valitsus on siis targem kui mingi keskmine Eesti Sooniku pihkar, kes siin seletab, ja tule siin minuga kaasa, näe, mul siin piiks, näed, raha läheb. Vaat. Või sa kuulad ja mõtled, mida teeb Briti valitsus, British Business Bank, Visa, Mastercard. Noh, see on tõsine raske kaal, mis on PXX-i taga täna. Vaat. Ja 500 000 turuväärtus. Asutajad ja meeskond. Vaatame, kes siis seal meeskonnas on. Kart Hovat, kaasasutaja, endine juht, Briti FinTech, maksed digivara ja 17+ aastat siis tegevust. On siis Manchesteri ülikoolis saanud oma hariduse, on ja kontrollis erinevaid ettevõtteid nagu Global Business Holdings, E-Money Cards, Optimal Search ja on kogemus Euroopa, UK, USA finantsturgudel. Siis Simon Jones on siis ka endine juhtivtöötaja, kaasasutaja, on siis ja temal on siis strateegilised partnerlused olnud Metamaskis, Ledgeris ja nii edasi. Et raskekaalu inimesed on seal siis
nagu asutajad PXX-il, vaat. Ja nüüd oleme siis kerge sellise sissejuhatuse PXX-i kohta ära lugenud ja nüüd alustame siis täispika lugemisega. Paneme selleks väikse suitsu põlema, täpsemalt öeldes sigari, tähistame krüptogaraaži geniaalseid leide. Kõik, kes on mu tasulises klubis, teavad sellest mündist juba 12 kuud. Vaat nii, 12 kuud on teada minu tasulisel klubil sellest mündist. Vaat nii professionaalne ja efektiivne on krüptogaraaž. Vaat. PXX, 2X on, vaata pealkirja. Aga mis tulemust see on teinud 12 kuu, vastan ausalt sulle, Kersti, ta on langenud ja ma olen pidevalt juurde ostnud. Täpselt nii. Pikaajaline ost, sellepärast, et kui ikkagi Exodus ostis ta nüüd üle, siis tähendab see seda, saad sa aru, tal on finantsregulatsioonid on taga. Tänasel päeval, kui münt, mis on Euroopas ja UK-s reguleeritud, tema eest maksti pea 200 miljonit, et ta üle osta ja hind kukub siis. See on spekulatiivselt alla toodud hind, vaata. Et isegi kui näiteks XRP läheb ka 1 sendi peale, poole sendi peale, nii kaua kui uudised on ausad ja hoiavad, nii kaua on see spekulatiivne kõik. Vaat. Nii. Loeme siis edasi, mis on Banks ehk PXX ja mis ta teeb. Isehoolduskaardid võimaldab kasutajatel kulutada oma krüptovarasid füüsiliste ja virtuaalsete ning Visa ja Masterkaartidega, ilma et nad peaksid oma varasid kolmanda osapoole hoidlasse usaldama. Intressivabad laenud pakub võimalust laenata raha oma krüptovara tagatisel ilma intressi maksmata. Ma saan PXX-i panna tagatiseks ja võtta laenu. Väga meeldiv teada. Kõrge tootlusega panustamine võimaldab teenida kõrget intressi krüptovara panustamise pealt. Tasuta rahvusvahelised ülekanded võimaldab teenida siis kõrget intressi, tasuta rahvusvahelised rahaülekanded võimaldab saata raha üle maailma ilma teenustasuta. Nii. API-d ja arendajate tööriistad pakub arendajatele vahendeid, et luua kohandatud rakendusi, integreerides Banksi teenuseid oma platvormidesse. Punkt 2, milliseid probleeme PXX lahendab? PXX lahendab mitmeid krüptotööstuse ja traditsioonilise panganduse piiri ületavaid probleeme. Lõhe DeFi ja TradFi vahel. Ehk siis detsentraliseeritud finants ja trade finantsi vahel. Krüptokasutajad ei saa oma varasid igapäevaelus lihtsalt kulutada. Banks ehk PXX ühendab detsentraliseeritud rahakotid traditsiooniliste maksesüsteemidega. Ehk siis PXX on nagu selline sild, mis paneb krüpto ja päris panganduse omavahel sümbioosi. 500 000 on turuväärtus. Ta osteti üle 170 miljoni eest nüüd. Kõik maailma need regulatsioonid on tal taga. Vot nii. Siis on olemas, mis ta veel lahendab, krüptovarade kõrge volatiilsus ja laenuraskused. Banks pakub laenu võimalusi, mis võivad olla odavamad ja ligipääsetavamad kui traditsioonilised pangalaenud. Kõrged ülekandetasud ja aeglased rahvusvahelised maksed. PXX-i sõnum on pakkuda tasuta ja kiireid rahvusvahelise panga ülekandeid. Turvalisus ja usaldus. PXX on siis Ühendkuningriigi finantsjärelevalveameti poolt registreeritud, mis suurendab ka siis tema usaldusväärsust. Hõõrdumine krüptokasutuses muudab krüpto kasutamise nii lihtsaks kui traditsioonilise pangakaardi kasutamine. Mis on PXX-i missioon?
PXX-i missioon on asendada pangandustehnoloogia. Laiemas plaanis soovib ettevõtte viia maailm Web 2-lt Web 3, et aidata ja sillutada teed detsentraliseeritud rahanduse ja traditsioonilise rahanduse vahel. Ehk siis ta aitab siduda kokku Kersti ütleb, aga ma ei saa aru, kuidas seda infot kasutada, kui samas sellegi hind hoopis langenud. See on nagu see info on sulle selleks, et sa saad aru, kus ja mis sa investeerid, vaata. Et kui näiteks 25 euro eest saab 10 000 münti. Noh, 10 000 münti saab 25 euro eest. Ja see, et selle PXX-i hind läks 1 euro peale, ei pea ta palju liikuma. Vaat. Krüptogaraas võttis väikse pileti. Mitu korda võttis selle pileti. Sellel lihtsal põhjusel, et kui mündil on suured lepingud, suured sidemed ja münti hind kukub alla, siis on minu jaoks see selge manipulatsioon. Ja ühel hetkel see manipulatsioon lihtsalt lõpeb, sest tuginedes varasemate laivide peale oleme teada saanud seda, et kuskil 12 kuu jooksul hakkavad juhtmed ikkagi seina minema. Vaat. Ja näiteks PXX-i tipphind on olnud 31 senti. Kui sa 25 000 eest, see on näide, see pole finantsinfo, mul puudub luba seda anda, kõik on välja mõeldis. Kui sa näiteks 25 euro eest ostad 10 000 PXX-i, võtad sellise pileti, jätad mõne saiakese nosimata, mõne kohvi joomata, võtad selle pileti mõneks aastaks, äkki mõne aasta pärast on ta taastanud oma hinna. Kui PXX taastab oma vana hinna 31 senti, on sinu 25 eurost võinud saada 3000. Pole paha nagu pilet. Ei pea kuradi seal kuskil nagu oma neere maha müüma, osa maksast maha müüma, noorbere laenu võtma. Igapäevaselt põletavad inimesed meeletult raha. Ja vaatasin omagi rahakulutusi läbi ja kui ma ikka 25 euri leian ma ikka alati, et panna nagu münti, millel on suured lepingud. Vaat. Ja arvestades seda, et vana hinna taastamisega on 25-st võinud saada 3 tonni. Niimoodi töötab krüptogaraaži tasuline versioon. Kes tahab liituda, kirjuta Gmaili peale. Nii lihtne see ongi. Top analüüsid on seal olemas ja top mõttekäigud. Nii lähme edasi. Partnerid, koostööd ja liidud. Ledger, Mastercard, Visa, Metamask, Exodus on nüüd siis juba omanik, 1inch, Tezos, Verif, liidud ja koostööd. Circle Alliance Directory, PXX on nimetatud Circle'i partnerite direktori siis selle ühenduse liige. Ja on juba olnud ka selliseid, kus hind taastunud. Ja need, kes olid juunikuus mu tasulises klubis, nendel juhtus selline asi, et 2 münti läksid üles ehk taastasid vana hinna 1000% ehk 10 korda. Vaat. Krüptogaraaži võtnud kummastki osa sellepärast, et virts oli kõrvade vahel. Nii lihtne see oli. Mitu nädalat raiusin 2 mündist, uurimustöid teha, eraldi laive teha ja juhtuski selline asi, et 2 münti taastasid väga palju oma vanast hinnast. Vot. Näiteks kui oleks 20 euro eest ostnud juuni siis alguses, oleks juuni lõpuks olnud 20 eurost saanud 200 eurot. Nii lihtne see ongi, vaata. Et iial ei tea, millal mündid taastavad oma hinna või ronivad ülesse praeguses nagu sellises turus. Ja kui ikkagi krüptogaraaž investeerib, siis ta investeerib teadmisega, et ta võib sellest ilma jääda. Aga vaadates seda lepinguid, vaadates seda uurimustööd, mis ma loen, siis ei värise ma ka, kui mingi portfell kukub näiteks 1000 pealt 1 euro peale. See on manipulatsioon minu jaoks, kui sellised lepingud on taga. Nii. Investorid ja varajased toetajad.
siis on V3C Corporation, see on Banksi emaettevõte, mille Exodus oma siis ostis üle. Vaat. Siis on Ledger, Tesos, British Business Bank, siis on Chiron Partners ehk Chiron Investment Management. See Chiron on päris selline kuradi tõsine asi, vaata. Ma ei ole Chironi nagu süvenenud, sest juba see nimekiri on muljet avaldav, mis selle PXX-iga toimub, Nii. Asukohad. PXX-i peakontor asub Londonis, Ühendkuningriigis. Ettevõttel on ka tegevus USAs, meeskond koosneb enam kui 50 tööstuseksperdist üle Euroopa. Ja siis varjatud seosed ja mõjuväljad. Regulatiivne seos. PXX-i siis FCA registreering on oluline seos Ühendkuningriigi regulatiivse maailmaga. See annab neile legitiimsuse ja võimaldab tegutseda suurte finantsasutustega. Samuti on neil EMI ehk Electronic Money Institution litsents UK-s ja Euroopa Liidus. Otsepartnerlused. Visa, Mastercard ja Circle. Need asetsevad PXX-i finantsmaailma tuumikusse. Kui sinu partnerid on ikkagi Visa ja Mastercard, mitte Ahmed 69 kongis, siis krüptogaraaž on päris õnnelik, kui ta oma investeeringu paneb sinna. Krüptogaraaž ei pea värisema, et tema investeeringule tuleb külla Ahmed 69 kongis, vaata. Et kui on regulatsioonid taga, päris regulatsioonid, finantsiiglased on partnerid, siis on krüptogaraaži jaoks investeering igati 5+. Ja kui ma jään oma 25-kast ilma, sitta kah, ma tegin vähemalt kaalutletud adekvaatse otsuse, tuginedes uurimustööle. 36 lehte uurimustööd ja niimoodi on mul iga krüpto kohta. Mõni on 20 lehte, vaata, aga see selleks, et kõik krüptod, kuhu krüptogaraaž on pannud, tasulises klubis oma rahad on nii professionaalse uurimustöö põhjal pandud. Vaat. Nii. Partnerid, seda me rääkisime, ja kui me võtame nüüd ette selle, et PXX kuulub Mastercardi sinna krüptoökosüsteemi, siis me saame lahata ka Mastercardi seda krüptoökosüsteemi. Ja mõned näited, kes on siis Mastercardi 2026 aasta krüptopartnerprogrammis. Ehk siis Mastercard on nagu suur vihmavari praegu, kes seob enda alla terve hunniku erinevaid krüptosid. Vaat. Ja sinna Mastercardi vihmavarju alla kuuluvad praegu Binance, Circle, Coinbase, Crypto.com, Kraken, Ripple, Solana, Polygon, Metamask, Paxos, Fireblocks, Chain Analysis, Layer Zero, Aptos, Arbitrum, Nexo, Moonpay ja nii edasi. Et siin on selge näide, kuidas on võimalik ilusti erinevalt Tag Marketsist saada regulatiivsed lepingud. Krüptovaluuta nimega PXX, turuväärtus kokku ainult 500 000, on nii Euroopas kui UK-s täiesti 100% reguleeritud. Vaat. Ei ole vaja võltsidega valetada dokumente, et asi on midagi väärt. Vaat. Täiesti ausalt on kõik ära tehtud. Ja veel enam on nagu selline asi, et igasugustele Bitcoini nendele turu market capi uskujatele on ka veel nuganeeru ja põlvega näkku, on see, et münt ehk PXX turuväärtus 500 000 ja Exodus ostis ta üle 170 miljoniga. Ehk siis siin on järjekordne tõestus, kuidas turu see market cap ei tähenda mitte midagi päris maailmas, mis asjad nagu päriselt võivad väärt olla. Vaat. Siis juhtisin tähelepanu, et Ledger on siis külmrahakott Ledger, on PXX-i partner. Siis
Selline odav sigar on, et ma ei hakka nagu seda sigari nime ütlema, et see on odav sigar, sellest ei tasu nagu rääkida. Vaat 1 inch on Tesos on ja nii edasi, Circle. Nii. Ja mis me veel saame USAst teada PXX-i kohta? Cross River Bank. Cross River Bank peaks olema väga tugevalt seotud erinevate Ripple'i ja XRP asjadega. Ma võin eksida. Aga siis PXX US Corp avalikud materjalid nimetavad Cross River Banki partnerina. Cross River on USA's reguleeritud panganduspartner, mille kaudu PXX US saab ehitada USA makse- ja kaardilahendusi. Vaat, PXX US kirjeldab oma USA mudelit kui Mastercard, Visa pluss Cross River Bank pluss tunne oma klienti pluss siis rahapesu reeglid on ja see on väga tähtis, sest USA turule saab minna ilusti nüüd PXX. Miks odavad sigarid teed mõttetu ju? No sellepärast, et sa ei liitu minu koolitusega. Kui sa mu koolitusega liitud, siis lahendad kõik mu probleemid lahendad kohe ära. Nii lihtne see ongi. Nii. Et PXX-il on siis paika pandud müntide koguarv 250 miljonit ja enamus on sellest ringluses. Vot. Nii, kas krüpto ei tooda sul või sa teooriapoiss? Ei, ma olen ainult teooriapoiss, vaata. Sina oled praktikas loll. Nii lihtne see ongi. Vot. Nii, siis me saame teada seda, et Revolut PXX-i meeskonnas on inimesed, kes on olnud varasemalt taustaga tööl siis Revolutis. Ma ei hakka su nime ütlema, kes sa oled, aga ma ei soovita sul sellest rahast rääkida, sest tuleme tagasi Prantsusmaa juurde, kus juba see aasta on üle 30 miljoni inimesi paljaks röövitud nende enda kodus, pekstes neilt välja krüptokoodid. Et ära muretse, küll siin kellelegi jääb silma ilusti, palju sul raha on sees ja küll nad leiavad su varsti ülesse, et soovitan soojalt mitte rääkida, mis sul on ja palju sul on. Aga millest tuleb see PXX-i koguarv, sest niimoodi on see kood kirjutatud, Kersti? Vot. Nii, siis lahkame seda, et British Business Bank, see on siis UK valitsuse majandusarengu pank. See on siis varajane PXX-i investor. Seega PXX-i kapitali struktuuris on olnud otsene kokkupuude UK avaliku sektori kapitali investeerimissüsteemiga. See ei tähenda seda, et UK valitsus omaks PXX-i. See tähendab seda, et neil on nagu koostöö, on ju. See tähendab seda, et PXX sai raha nagu sellest UK valitsusest, on ju. Ja see on üsna nagu selline tähtis teema, et kui juba UK valitsus usaldab PXX-i, et rahad panna sinna, siis huvitav, miks ta ei usalda nagu seda näiteks Dog Marketsit, kes oma Sonic AI-ga võiks ju tõsta ju selle UK nagu finantsprobleemid kõik ära ja Inglise impeeriumi üles ehitada uuesti, et maailma nabaks saaks. Huvitav küll, miks ta PXX-i pani rahad. Vaat sellepärast pani, et üks on asi, teine on jah. Vot. Aga mis sa Jaanus Peenemaast arvad? Mis mul arvata on? Ma tegin temaga laivi ära, me rääkisime seal asju, seal on, laivis on kõik olemas. Minu seisukoht on see, et tema varasemad tegevused on olnud lohaka uurimustööga, kõik. Nii lihtne see on. Et tema eelnev töö on olnud lohaka uurimustööga. Ma ei tea, kas ta on parandanud ennast või ei ole. Aga see ei ole Jaanus Peenemaa.
live, see on PXX-i live. Chiron Partners. Chiron on Hongkongiga seotud Web3 krüptoinvesteerimisfirma. See annab PXX-ile omakorda ühenduse siis UK rahandus ja Hongkong ja Aasia. Tezos Foundation on pannud PXX-i rahad. See on natukene huvitav juba. See ei ole lihtsalt investor, sest Tezos on samaaegselt investor, plokiahela partner, tehnoloogia partner, klient ja ökosüsteemi partner. Vot. Ja nüüd on selline asi, et nüüd lahkame Exoduse lõiku. Exodus ostis siis üle selle PXX-i emafirma. See viitab sellele, et Exodus saab nüüd nagu ilusti raha liigutada, sest kui on UK finants ja Euroopa finantsregulatsioonid on siis nagu sellel PXX-il. Et Exodus tundub, et tegi äärmiselt targa otsuse, et jääda siin siis tormilises krüptomeres nagu pinnale, et praegusel hetkel tuleb üle maailma ka uudiseid alla, kuidas krüptofirmad ostavad panku üle. Või pangad krüptofirmasid üle, ehk käib selgelt turu paika panek. Nii, mis me võime siis järeldada, et miks see Exodus siis PXX-i üle ostis? Nad ostsid infrastruktuuri üle. Exodus Valdek Tamm, too mõni näide, mille kohta? Mille kohta sa näiteid tahad? Kes ostab, kes müüb. Näiteks Ripple ostis Hayden Roadi üle. Hayden Roadi ostis üle siis Ripple. Koreas, Lõuna-Koreas, ei mäleta nime, pead ise juurde uurima, aga osteti üles siis krüptofirmasid. Nende investor siis väikeste pankade poolt. Vot. Ja see ongi juba praegu näide siin PXX. Et PXX, see osteti üle nüüd Exoduse poolt ja miks see võis olla, sest infrastruktuuri oli vaja. Exodus tahab liikuda rahakotist siis edasi, rahakott, maksed, rahakott, kaart, rahakott, stabiilmündid, rahakott, siis kaupmeeste maksed. Ehk siis täis finantsahela on nüüd Exodus enda kätte saanud PXX-i üleostmise tõttu. Ripple ei ole skäm, Ripple on 100 miljardit, mitte lõputu kogus. Vot. Valdek, kui sa hakkad siin jura ajama, siis ma panen su mute peale, et mine vaata kõik mu uurimustööd üle, mu laivid ja siis võta sõna. Nii. Lugu on lihtne, vaata, kui terve maailm on sõlminud nagu XRP-ga lepingud, terve maailma finantsasutused töötavad XRP-ga, siis pole nagu midagi öelda. Ja nüüd vaatame siis PXX-i hinnapotentsiaali. Krüptogaraaž tugineb väga lihtsalt ühele näitele. Kui selline sitt nagu mingi Decentraland või Sandbox arvutimängud said endale turuväärtuseks 10 miljardit, nii, siis kui PXX saab oma turuväärtuseks näiteks 1 miljard, on saanud ühe PXX-i mündi hinnaks $4. See tähendab seda, et kui PXX ideeliselt puht näitena, võib olla natukene ülepaisutatud näitena, aga arvestades, mis lepingud on taga, siis ei ole see ülepaisutatud minu subjektiivsel arvamusel. Kui PXX saab turuväärtuseks sama suureks, kui oli arvutimäng Decentraland, siis ühe PXX-i hind on $40. Ja täna saad sa 25 euro eest osta omale 10 000 PXX-i.
ehk siis 10 000 korda 40, palju see teeb? See teeb 400 000 või? Kas mul on õige matemaatika? 40 korda 10 000, ma arvan, et on. Jah, et krüptogaraaž tegi sellise otsuse, et ma võin 25 euro eest võtta küll selle pileti, tuginedes siis oma uurimustööle, tuginedes nendele lepingutele, mis on PXX-il. Et noh, ma ütlen seda, et ega ma 400 000 ei taha, ma lepin ka mõne tuhandega. Ma ei ole ahne poiss nagu, vaat. Ei ole ahne poiss, piisab sellest. Et selline näide lihtsalt, et kui Decentraland ja Sandbox lähevad 10 miljardi peale turuväärtusega, mitte midagi ütlevad projektid, aga finantsmaailma suurte lepingutega münt, PXX 10 miljardit, noh, 40 eurot üks münt, 25 euro eest saan mina täna kuskil 10 000 münti, et ta võib 25 eurot PXX-is võib mul mingi 5-10 aastat vedeleda rahulikult. Ei ole nagu probleemi, arvestades seda, kui palju ma muu pasa peale raha kulutan. Vaat. 500 000 on MC praegu. 500 000 on MC. Ja ma ei häbene ütlemas seda, et jah, ma olen PXX-i ostnud juba mitu korda, ma tean PXX-i juba 12 kuud. Kõik, kes on mu tasulisest, teavad seda 12 kuud. Kõlab nagu shitcoin. Kas Visa ja Mastercard on shitcoin või? Valdek Tamm. Härra Valdek Tamm, kas Visa ja Mastercard on shitcoinid või? Vasta palun. Räägi oma geniaalseid sähvatusi. Härra Tamm. Kas Visa ja Mastercard on shitcoinid? Maksuamet teab 100% kõike. Leedi, ma ütlen teile ära, 1. jaanuar aktiveerus rahvusvaheline seadus, kus krüptobörsid peavad andma kõikidele maksuametnikele teada, mis sa teed. Ühesõnaga, Valdek Tamm, sa saad mute, sest su jutt ei ole mitte midagi väärt. Valdek Tamm nimetab PXX-i shitcoiniks ja PXX on ilusti siis Visa, Mastercardi ja UK-s reguleeritud, Euroopas reguleeritud. Ei ole PXX, mul ei ole diktsioon tuksis. Mul on laivi pealkiri ka, et noh, puudub kruvi, väikene mute sulle, häirid mind, puudub sul lugemisvõime, kuulmisvõime, pole midagi teha, sa oled vales kohas. Mine tagasi esimesse klassi, või lausa lasteaia viimasesse klassi, kus õpetatakse funktsionaalset kuulmist ja funktsionaalset lugemist. Nii, et PXX on siis UK-s, Euroopas, igalt poolt reguleeritud, turuväärtus on ainult 500 000 tal, Visa, Mastercard, Circle ja hunnik veel sidemeid nagu UK Business, mingi pank, mis on siis UK valitsuse, see haru on ja need täispaukseosed. Et kui näeb näiteks turuväärtus tulevikus 10 miljardi peale, on PXX-i ühe hind 40 eurot. Täna saab 25 euro eest 10 000 teda. Et mina olen oma otsusega rahul, see, mis sina teed, see mind üldse ei huvita, vaata. Mina lihtsalt tutvustasin sulle oma leidu, see, kas see leid sulle meeldib, see, kas see sulle kohale jõuab, see, mis sina teed, sellega on su enda vastutusel. Aga kui sa tahad oma silmaga seda uurimustööd näha, siis on mul olemas ka eliitklubi, mille eest pead natuke plekkima. Sellega liitumiseks kirjutad mulle Gmaili peale. Pluss on mul ka tasuta klubi. Tasuta klubi on siis KG uudised. Nii. Et natukene on sigarittet, võib natukene veel diskuteerida. Et näiteks tema PXX-i kõrghetk
oli 31 senti. Noh, kui praegu siin 25 euro eest saab nagu 10 000 PXX-i ja tema vana hind oli 31 senti, siis 0,31 korrutades 10 000-ga saame kuskil 3100 eurot, et noh, võib ju selle piletikese võtta krüptogaraaž, vaata. Et, et realistlikud numbrid on. Et kas ma pean seda 40 eurot tükiks nagu realistlikuks? Jään vastuse võlgu. Aga selline 1, 2, 3 või lausa 5 või 10, seda ma pean, tuginedes siis lepingutele. Kersti, mida sa sellega täpselt mõtled? Aga see tähendab siis seda, et näiteks crypto.com siis soetadki PXX-i ja jääd ootama. Kui ma saan su mõttest õieti aru, siis jah, ma ostsin teda mitmeaastaseks investeeringuks. Ja ootangi, mis turg teeb, vaata. Et sellise mündi puhul on nagu selline lugu, et see münt võib minna ka keset südaööd ülesse, vaata. Sest kui ikkagi päriselt keegi, kellel on palju seda jõukust, avastab need samad lepingud, asjad, siis võid olla väga lihtsalt mängust väljas, vaat. Ja näiteks ongi see, et selleks, et PXX läheks nagu siin $4 peale, peab turuväärtus olema kõigest 1 miljard. Et turuväärtused ongi nagu nüüd selline teema, et ma juhin tähelepanu, et Exodus ei ostnud seda firmat üle. Noh, tuleb nagu mõelda nagu selle peale ka, et mündi väärtus on täna, kogu turuväärtus on 500 000, on ju. Ja Exodus maksis selle eest 170 miljonit, on ju, et see asi üle osta. Mõndadele andmete järgi oli ta 70 miljonit. No vahet ei ole. 70 miljonit või 170 miljonit. No, need Exoduse vennad ei maksa üle, vaata, asja eest. Ja miks Exodus üle ostiski, järelikult paneb infrastruktuuri kasutusele. Noh, sest on PXX-il on täisreguleering on peal, vaata. Hommik, Gabriel. Vaat, niuksed on lood. Gabriel, ma siin tutvustan münti PXX. Et Kott, ma jään sulle vastuse võlgu. Mind nagu see IPO väga ei huvita, tunnistan sulle ausalt. Et IPO-d ja ICO-d mind ei huvita, sest see esmane hinnapakkumine on niikuinii üks huvitav asi. Mind huvitab just see, mis on seal nii-öelda sisu. Kui sisuks on UK reguleering, Euroopa reguleering, Visa, Mastercard on partnerid, on ju, ja liigutavad raha siis PXX-is, on ju, või PXX saab nendega oma raha liigutada, siis on minu jaoks kõik öeldud, vaata. Et see igasugune IPO nimi väärtus on nagu üsna mõttetu. Kui me räägime nagu tema kõige kõrgemast hinnast, siis PXX-i kõige kõrgem hind oli 31 senti, vaat. Nii, Kersti, mida sa mõtled selle XRP üle 25? Et ma praegu hästi ei mõista, mis sa öelda tahad. Vaat. Et ma panen selle laivi nüüd ülesse ka YouTube'i, et kes on nüüd hiljem tulnud, saab ilusti selle PXX-iga tutvuda mu laivis ja tasulises klubis näete seda uurimustööd oma silmaga lugeda, vaat. Et kõike ma siin ette ei lugenud, et on nagu sellist kuiva teksti. Aga white paper määrab krüpto hinna ja strateegia esimesed aastad. Noh,
ma ütleks nagu seda, et inimesed ei mõista vaata seda white paper'it ka, noh. kui inimesed mõistaks päriselt nagu, mis asi on vaata näiteks kas või see PXX, siis PXX ei kukuks põhja. et inimesed noh, võtaks mingi pileti sealt. et kui me räägime nagu reaalselt sellest, et vaata, white paper on selline asi, et noh, mis see münt on ja mis ta teeb, on ju, noh, okei, mine loe PXX-i, vaata white paper'it, raiska seal oma aega, on ju, mis see sulle annab. nii, et minule ei anna see isiklikult midagi. jah, ma saan aru, et seal võib kasulikke asju olla, aga näiteks kui UK finantsregulatsioonid on andnud PXX-ile oma õnnistused ja litsentsid, Euroopa on andnud talle litsentsid ja õnnistused, Mastercard, Visa teevad seal PXX-iga koostööd, on ju, siis on minu jaoks see igasugune muu aja raiskamine nagu selline noh, müra vaata. kui UK, siis valitsuse finantsinvesteerimispank on olnud algne investor. noh, siis ma võin ka see olla nagu nii-öelda hilise investor, vaata. kui Exodus maksab ta eest seda 100, erinevatel andmetel 70 kuni 170 miljonit, siis noh, mida see white paper sulle annab? eriti veel, kui sa võib-olla näiteks ei mõistagi, mis seal white paper'is kirjas on. et noh, ma arvan seda, et ma ei ole targem kui UK finantsinspektsioon, kes PXX-i läbi vaatas ja andis litsentsi. ma ei ole seda ja selle tõttu ma ei ole tutvunud ka PXX-i selle white paper'iga, päris ausalt. et ma lugesin ette tutvustuse, mis ta teha tahab. ta tahab olla selliseks traditsioonilise ja krüptofinantsi selliseks sillaks, pehmendada neid erinevaid hõõrdumisi, ma saan aru, mis ta teeb. ja tundub, et ta on ka nagu selline võib-olla nagu siis natuke välja valitu, kuna tal on litsentsid taga, vaat. et kõik saavad ilusti minna ja guugeldada, kas PXX-il on mingeid litsentse või ei ole ja nii edasi, et oli tore, selline informatiivne live, et kui suures mõte on, et tahaks selliseid informatiivsed laive rohkem teha, sellise vähese nagu puude põletamisega, et see oli nagu minu selline päris eesmärk, kui ma selle kunagi sellise kanali tegin, lihtsalt, et vahepeal neid debiilikuid on niivõrd palju, et nendele peab nagu puid alla panema ja alavääristama neid. et võtamegi lõpuks kokku selle, et igasugustele Bitcoini toladele, Sooniku poisikestele on Kong 69 Ahmed külla tulemas. et võiksite, kallid sõbrad, mõelda natukene, et kui münt, kelle turuväärtus on 500 000, on üle maailma reguleeritud, üle maailma on partnerlepingud Visa Mastercardiga ja Tag Markets, kes on miljoneid kordi suurem siis kui PXX, ei saa ühtegi lepingut, vaata. et Tag Markets ei saa ühtegi lepingut ja PXX saab meeletud lepingud, olles tillukene. et oli meeldiv teiega. Tšau, pakaa, näeme garaažis.